Tere, hea meelega vastan küsimustele. Kui ma vastust ei tea või seda ei ole, siis ma seda ka ütlen. Gaseeritud jooke võib tarbida, sellest mingisugust suurt riski ja ohtu ei ole, lihtsalt asi on selles, et enamus patsiente ei naudi neid. Et see on selle gaaside dünaamikaga seotud, et mis tahavad peale operatsiooni siis ühes või teises suunas kohe edasi liikuda ja see tekitab sellist ebamugavust. Aga patsiendid, kes taluvad gaseeritud jooke ja kes ei tunne ennast nendest ebamugavalt, et seda hirmu ei pea olema, et nad välja venitavad väikest magu või mingit muud moodi paha teevad. Et küsimus on enesetundes. See on sama teema täpselt, et kui palju siis neelates gaasi või õhku siis alla neelatakse, et kõrraga joomisel seda tavaliselt tehakse rohkem. On patsiente, kes õpivad kõrraga ilusti jooma, nii et nad ei tunne ennast ebamugavalt, et siis on see igati võimalik. Aga kui tekib gaasi, rõhatised, siis pigem mitte. See portsjoni suurus iseenesest, et seda ei maksa üle tähtsustada. Et küsimus ongi, et millest portsjon koosneb. Et kui see koostis on tasakaalus, mitmekesine, tervislik, ilma liieldusteta, siis magusa ja rasvase osas, et siis see 300-grammine portsjon on igati sobiv pikas aja perspektiivis peale operatsiooni. Et kartma ei pea isegi võib-olla, kui ma ei tea, arbuusi sööd mõnikord, ütleme pool kilo võib-olla isegi. See sõltub väga palju ka sellest toidu konsistentsist, et mida süüakse, et mõned toiduained lihtsalt libisevad kiiremini läbi ja nende puhul võib-olla, kui nad endaga palju kaloreid kaasa viivad, arbuus siia ei kuulu ka, aga siis peaks kartma, et kui arbuusi asemel oleks, mis iganes jäätis näiteks, siis ma oleksin mures, aga muidu, kui me sellist normaalset tahket toitu sööme, et siis 300-grammine portsjon ei ole see, et mida iseenesest peaks mille pärast mures olema. Jah, me teeme seda patsientidel, kelle kaalulangus peale operatsiooni kas ei vasta ootustele või sellele, mida me prognoosime, või siis patsientidel, kellel aastaid peale esmast operatsiooni kehakaal on tõusma hakanud. Ja ühesõnaga, see on tavapraktika, et siin ei ole selles mõttes tegemist, ei ole mingi eksperimentaalse kombineerimisega ja selline keskmine kaalulangus, mida me sellistel patsientidel näeme, on umbes 10% kehakaalust. Siis näiteks 90 kilo kaaluval patsiendil siis kuskil 9–10 kilo, mida me ravimitest võime eeldada. Aga kui näiteks minul on umbes 1,5 aastat operatsioonist mööda, ütleme, et tegelikult võiks ülekaalu veel on, et kas kui ma näiteks tahaks seda katsetada, kas peakski siis teiega konsulteerima või perearstiga või? Peale operatsiooni ravimite kasutamise näidustused on täpselt nii nagu kõigil teistel kaalulangetusravimite puhul, et kui on kehamassi indeks ka peale operatsiooni 30 või rohkem või siis 27 koos mingisuguse kaasuva haigusega, et siis ravimeid võib kaaluda, et seda võib teha nii perearst kui võib ka meie poole pöörduda. Et see on tavapraktika, et see 2 head meetodit me saame omavahel kombineerida. Ja mingeid hullemaid kõrvalmõjusi ei pea kartma, kui on operatsioon olnud, võrreldes nendega, kellel võib-olla ei ole operatsiooni olnud? Enamus ravimitega seotud kõrvalmõjudest on seotud siis seedetrakti sümptomitega ja neid esineb samamoodi opereeritud patsientidel ja mitte opereeritud patsientidel, siin vahet ei ole. Küll aga soovitus peale operatsiooni ravimite kasutamisel on eelistada süstitavaid ravimvorme, ehk siis kui me võtame semaglutiidi, mis on siis saadaval süstitavana Ozempicuna ja suukaudsed Rybelsusena, et süstitavate vormide toime on tõhusam, eriti peale operatsiooni. Nagu ma ütlesin, et selle jõutreeningu mõte, see näite, mille sa tõid, et selle mõte ongi lihasmassi säilitamine ja see on see, mida siis võib-olla selline kardio või kõndimine ainuüksi ei võimalda, nii et ütleme siit juba see
soovituse suund on siis selle jõutrenni suunas, et kõndimine on kahtlemata hea, eks, ja see on lihtsasti kättesaadav ja kui jälle uuringuid vaadata, et siis soovitus tuuakse, et vähemalt 8000 sammu päevas, eks, võiks see kõndimise aktiivsus olla, kui seda nüüd sammudes mõõta. Ja eesmärk ongi, jälle uuringute põhjal, mida me sellega saavutame, on siis suurem tõenäosus, et see kaalulangus püsib pikaajaliselt. Eks me ei saavuta tingimata seda, et kaalulangus on suurem, eks, kui nendel, kes on kehaliselt vähem aktiivsemad, aga kehaline koormus just aitab hoida kehakaalu stabiilsena, mitte niivõrd rohkem langetada, aga hoida seda püsivana ja stabiilselt. Ja liikumisel, lähme kaalust kaugemale, on ju palju muid positiivseid tervise mõjusid, et nii kehalise kui vaimse tervise aspektis, et kindlasti neid ei maksa ära unustada. Kui me vaatame pikaajaliselt näiteks peale bypass lõikust kaalulangust, et siis ta jääb kuskile sinna 25–30% vahele algkaalust, mis on suurepärane, aga see on keskmine patsient ja päriselus me teame, et keskmist inimest ei ole olemas ja keskmist patsienti ei ole olemas, nii et me tegelikult kaalulangused võivad olla sellest suuremad ja väiksemad ja siis ütleme, et need patsiendid, kelle kohta te küsite, eks ju, siis on umbes üks patsient 20, kes siis peale operatsiooni aastate jooksul jälle saavutab oma algkaalu, eks ju, millega patsient operatsioonile tuli. Ja muidugi neid, kelle puhul kaalulangus on keskmisest väiksem, eks, või hiljem kaal on hakanud tõusma, neid on rohkem kui see üks 20. Põhjused, miks see niiviisi on, võivad olla seotud bioloogiaga, eks on see, kuidas meie ainevahetus reageerib sellisele sekkumisele nagu operatsioon, et me teame ravimite puhul, et erinevad organismid reageerivad erinevalt, et see on geneetikaga seotud, vanusega ja paljude muude asjadega. Et sellise kaalulangetusoperatsiooni sekkumisega on see täpselt samamoodi, me näeme varieeruvust. See võib olla seotud erinevate ravimite kõrvaltoimetega, eks, mida elu jooksul siis mingil näidustusel kasutama hakatakse, mis võivad kehakaalu tõsta. Et see võib olla seotud eluviisi muutusega, eks, mida jälle ma oma praktikas palju näen, on see, et kui on patsient, kellel aastaid kehakaal on stabiilsena püsinud ja nende eluviis on paigas, eks, et neil on treeningharjumus, nendel on söömisharjumused, toiduvalikud, aga kui juhtuvad elus mingid negatiivsed sündmused, eks, ja väga stressirohked perioodid on, et siis kipub ka see muu rutiin elus ära lagunema ja siis mõnikord tulevad sinna antidepressandid, eks, ärevushäirete ravimid, mis samuti kõrvaltoimena kaalu võivad tõsta ja see on üks selline võib-olla kõige sagedasem näide, eks, nendest kaalutõusu põhjustest. Et ühesõnaga põhjuseid on erinevaid ja alati ei saa kindlasti öelda, et nüüd see patsient on midagi teinud valesti või tegemata jätnud midagi, et see nii lihtne ei ole. Suur aitäh! Aitäh kutsumast!